alustan tänast vlogi juba õues. Ma hommikusöögi ära söön täiesti riides ning me lähme hetkel rattaid laenutama. Siin ongi see laenutus ning meil on kõigil samasugused rattad. Näevad üliägedad välja, siuksed ilusad, värvilised, tunduvad suhteliselt uued. Esimene puhkepaus, panime rattad siia ja vaadake seda vett lihtsalt, kui helesiine, see on nii läbipaistev. Me vist lähme nüüd siia ujuma. Praegu tegelikult ei olnud meil üldse pikk sõit, see oli ainult võib-olla mingi 15 minutit, see oli suhteliselt lühike, aga ma tahaks juba sinna ujuma minna, see näeb nii ilus välja. Väga mõnus esi. Rattad sinna ja nüüd lähme sööma. Me tulime hetkel seal mingisse pizzeriasse ja siin me kahatseme siis lõunat süüa. Nii, ma sain sellise joogi, et mul on vaja see pakk nüüd lahti teha ja sisse panna, siis peaks mingi limonad tulema. Proovime järgi. Lõunasöögiks võtsime siis pasta. See on siin kohalik roheline pasta mereandidega. See pasta oli reaalselt nii hea, et me tõttisime veel ühe juurde. Nagu see on hullult kreemine, sest ma tegelikult ei ole üldse pasta inimene, mulle väga need ei meeldi. Kuid selle ma sõin küll nagu hullult kiiresti ära, see oli nii hea kreemine ja need mereandid nagu... Ma võtsin siis maasika. Seda ma pole siin veel proovinud. Me sõitsime kokku ligikaudu 24 kilomeetrit ja 2 tundi ja 45 minutit. Vahepeal oli see tee päris väsitav, sest see läks täitsa nagu mäest üles alla, aga vahepeal oli otse. Seega selline vaheldusrikas. Ja nüüd lähen sisse ja puhkame. Neid puuvilju hakkan siis praegu mugima. Virsikud ja murelid. Vaadake, kui ilus see tagaaed on. Sead ja kõik. Kui kena. Sättisin siis ennast ka üheks õhtuks valmis, panin ikka kleidi ja siis juuksed tegin lahti lihtsalt patsist lahti ja meik ja nüüd me lähme õhtust sööma. Ma võtan kaameraga kaasa selleks, et me saaksime vahepeal pildi teha, kuna ma nägin nii palju vaeva. Andsime just rattad ära ning nüüd läheme edasi vanalinna sööma ja praegu hakkab just juba käib golden hour ehk siis kuldne tund, kus kõik valgus on hästi maha ja pehme. Nüüd see on super pilistamiseks seal sadamas. See on nii kena, ma kohe näitan. Ning seal on ka juba vaade väga ilus. Jalutan siin enda maani kleidiga ja näete, seal ongi sadam. Vaadake, kui ilus. Kenu valgus on just teisel poolt, väga hästi ei saa aru. Aga see on super. Vaadake nagu ülikena. Tulime välja pizzat sööma ning kõik kohad on inimesi täis, sest kuna me oleme Horvaatias ja täna on Horvaatia-Hispaania mäng, siis kõik tulid jalgpalli vaatama. Muidugi meie vaatame ka, kuigi see kaamera pilt seal just kõige parem ei ole, aga no midagi näeb, see hakib. Pizza tuli, me võtsime vennaga 2 peale salami oma ja nad võtsid tuunikala oma, näevad super välja. Täna me oleme sellises jäätise kohas. Mina võtsin seda kohvi oma seal. Mingi hullult naturaalsed jäätised. Meie tänased jäätised. Tassisime pingi kohal, et saaks istuda. Ostsime popcorni siia. Nagu Taru said Horvaatiale just teise värava
nagu te kuulsite ja nägite, siis Horvaatia just võitis 2-1 Hispaaniat ning emotsioon on kõigil väga laes, saab nii öelda ju. Kõik on väga rõõmsad ning linn on kära täis. Hommik me saime kõik asjad pakitud ja me peame sellest kohast välja minema ning hetkel me lähme paadiga sõitma, sest meil on terveks päevaks paat, kummipaat ning me lähme saare avastama. Kõik asjad paneme autosse ja õhtul vist sõidame edasi uude linna. Seega võtan teid meie seiklustele kaasa. Tulime siis nüüd saiakesi ostma tee peale, kuna me lähme terveks päevaks paadiga sõitma. Selline pagarikoht. Selline on siis meie tänane paat. See on siin katus, see on päris äge. Sõidame! Vaadake, kui ilus sinine see vesi on. Nii kena! Esimene peatuspunkt, esimene rand täna. Tuul on tõusnud, suht suured lained on ja me kõigume siin päris palju ja vett pritsib ka. Randa! Vaada, kui sinine see vesi on. Näitan teile siis veel meie paati. Kuna siin läks ülipalavaks, ma pidin endale selle rätiku võtma, siis mu pea läheb juba uimaseks. Autod kimavad meil siin vees mööda. Peatusime teises rannas. Rand on väga üksik, siin olemegi ainult meie ning hakkan praegu lugema raamatut. Ja nüüd pakime asju kokku ja hakkame siit saarelt lahkuma. Issand jumal, mu nägu on nii punane, ärge pange tähele, ma olen veits ära põlenud. Aga see siin on meie uus ööbimiskoht ja ma kuulsin, et seal on bassein, nii et lähme vaatame. Läheme siis siit sisse. Hamburgiki, seal saab grillida ka meile öeldi. Ja see bassein! Lähme vaatame tuba ka siit trepist. Sisse tulles on kohe elutuba. Nunnu kööginurgake ja siit edasi minnes vannituba ja siis siin on minu ja mu vennatuba ja siis see on väga äge, et siia saab niimoodi riidet riputada, väike kapp ja siis vanematel on täpselt samasugune. Saime selle rõdu lahti, vaadake! Selline on siis vaade. Käisime pesemas ära ja nüüd läheme õhtust sööma. Leidsime sellise restorani. Piltide pealt vaadates tunduvad küll toidud väga head. Lähme istume. Võtsime juhtsöögiks teod ja magustoiduks võtsime tiramisu. Võtsime siis sealt jäätist, ma võtsin mingi ananassi oma.
Jõudsime just koju ning nüüd on vaja vaid pesemas käia ja minu tänane päev saabki läbi, seega näeme homme uute seiklustega. Tšauki! Hommik, ma olen juba mõnda aega üleval ning vaatasin YouTube'i videoid põhiliselt ning tegin endale hommikusööki. Lõikasin siis rõpusi, tegin mõned võileivad ja hakkan hommikust sööma. Lihtsalt vaadake seda, kui perfektne see on. Siin rõdul on hullult soe 28 kraadi ning siis on vaade basseinile ja siis sinna loodus. See näeb nii ilus välja lihtsalt. No ikka veidike põlesin ära, ütleme nii, sest et mul on kõik hästi õrnalt valus, ei ole väga hull, ma olen hulleminiga põlenud. Siis ma ei taha praegu väga sinna päikse kätte ujuma minna. Seega ma tulen siia enda alutega ja hakkan lõpuks ometi reisivloogat töötlema. Ma lihtsalt tahan töödelda, nagu ma olen teil vaja oodanud, ma saaks juba töödelda. Ja täna, kui meil on siuke chill päev, me lihtsalt oleme siin hotellis, siis mul on aega. Pärast ma arvatavasti ikka lähen ujuma, kuna ma tahan seda aega pilti teha, sest see näeb nii ilus välja. Panin siis ka lõpuks ometi riided selga, kell saab juba 2:03 ja me lähme nüüd lõunat sööma. Ja see temperatuur on küll kindlalt üle 30, sest ma tunnen mul kõik käed, kõik põlevad, see on nii kuum. Suht saun ja ma pole ikka veel korda ujuma läinud, nii et ma arvan, et pärast sööki ma tahan küll ujuma minna. Täna võtsime lõunasöögiks siis kebabi, midagi teistsugust. Oleme siin postkontoris hetkel, valime postkaarte, kuna mu semudel on vaja saata. Ning ma arvan, et ma võtan selle, sest teised on liiga kirjud. Ma võtan siis 3 tükki endale, Ellule ja Siretile ning selle võtab Magnus enda sõbrale. Vaadake, kui ägedad margid me saime. Kõik 4 tükki on erinevad. Nüüd on vaja otsustada, milline kellele saata. Muidugi võtsime jälle jäätist. Täna võtsin sidruni oma. Noh, sa võtsid ka sidruni. Kuidas on? Hea, jah? No ma siis kohe maitsen ka. Külm sidruni jäätis oli hullult hea siin tapvalt palaval suvepäeval. Võtame siit turult mureleid, sest need on ainukesed odavad asjad siin. Tegin esimese ujumistiiru siin ära ja nüüd tuli emme välja ja nüüd hakkab mind pildistama. Lõpetasime nüüd selle pildistamise, ma ei tea, mu vend filmis mulle mingid klipid, pole neid veel üle vaadanud ning teised läksid üles, ma just ulpisin siin veel mingi 20 minutit ja lähen nüüd ka üles pesema ja siis vist tõmban need sisse ja mul on veel edasi vaja töödelda seda esimese päeva vlogi. Aga reaalselt see koht on ülinunnu. Lihtsalt pean teile veel näitama, see põrand on juba hullult äge. Ja siis kõik see sinise rohelisega, need väiksed detailid ja siis need taimed. Ja siis mulle meeldib hullult see nurka, nagu need lambid ja kõik see on lihtsalt mega äge. Nagu, ma tahaksin elada. Töötlen siin reisivlogi ja võtsin just mureleid. Ettekandja tõi siin valgelitusjuustu. Väga hea, ma tänan. Panin video laadima ning nüüd... Issand, õues on ikka veel nii palav. Panime ennast valmis ja nüüd läheme õhtust sööma. Oli siis just väike pildistamine roosade lillede vahel ning nüüd me läheme tõesti sööma. Reaalselt siin on õhtul ka nii palav. Minu arust kell on mingi 8 võini ja Snap näitas, et mul on 33 kraadi. Me hetkel tulime nüüd otsima nii-öelda tondilossi. Meil on tegelikult ühte maja või vana hotelli, kus kunagi kõik kuulsused käisid puhkamas, aga nüüd see on juba vanaks jäänud ja siin on ainult varemed järel. Aga selles on, et minna mööda normaalset teed, me tulime läbi metsa ja nüüd me otsime siit, kuidas sinna lossini jõuda, mis sinna taha jääb. Hoian teid asjaga kursis. Siin on mingid imelikud hääled. Läheb juba veits creepiks. Seal on siis see loss. No siin maas on ikka klaasikillud ja siin on siis see maja. Ossa. Wow.
selline on see siit alt vaadates siis üles. Ööklubi. Nüüd me seikleme siin kuskil mingite taimede vahel. Siin on nigune kraabi, vaat. Ja siia võib igale poole kinni jääda. Leidsime basseinide ala üles. Siin oli üks hiiglaslik bassein. Nüüd me käisime just hotellis nimega Holudova, õige? See on üsna ära lagunenud ja varemetes, aga see oli väga põnev ja me peaaegu kohtusime mingit metsikut looma ja see oli palju klaasikilde asju, ma mul on midagi siin jala vahel nüüd ka, ma ei tea. Aga saime sealt elusalt välja ja midagi ei varisin küll pähe. Loodan, et teile meeldis tänane vlog. Minu päev saab siin otsa ning ma olen pesema ja magama. Kindlasti likeige, kui teile see meeldis, see aitab mind palju. Subscribeige, et ei jääks tulevastest videodest ilma ning tšoki! Panen siin parajasti neid peavideoklippe alla ning selle all, kui see laeb, ma vaatan YouTube'i videoid ning ma just lõikasin endale arbuusiga. Nii suhteliselt chill päev jälle puhkame siin. Teised lähevad tegelikult praegu randa, aga ma tahan hakata järgmist vlogi töötlema. Kuna täna on väga palav päev, siis me oleme lihtsalt siin korteris ja sööme ka lõunat. Ma sõin lõunasöögi ära ning kirjutasin vahepeal need postkaardid ära. Magustoiduks võtsin endale siia tassi sisse mõned kaeraküpsised ja töötlen edasi vlogi. Ei ole täna reaalselt mitte midagi teinud, aga nüüd me lähme õhtust sööma ja ma panin ennast riidesse. Siin on siis meie tänane kohvi. Siin on isegi mingi nagu live bänd ja siis siia taha jääb see söögikoht, kus me täna sööme. Ja selline on see vaade linnale. Me lähme nüüd sinna üles, emme ja teised on juba seal. Otsin siis teised siit kohe üles. Ja ma leidsin nad. Selline on siis vaade meie lauast. Issile tuli siuke äge jook nimega Mishmash. Ja siin on minu limonad. Täna võtsime roheliste nuudlitega ja mereandidega pasta. Siis võtsime veel tigusid punase veini kastmes ning, ma ei tea, kalmaari mingite juurviljadega. Võtsime siis magustoiduks pannkoogid šokolaadiga ja pannkoogid marmelaadiga. Hommik ja nüüd me peamegi lahkuma sellest imelisest kohast. Meil on asjad kokku pakitud. Ülejäänud kotid on juba autos ning me hakkame tagasi rändama. Kuigi ilm on täna pilves, on meil siiski 37 kraadi. 37! Leidsin postkasti ja lähen panen need kaardid posti! Siia need kaardid lähevadki. Tehtud! Asjad on meil nüüd kõik kokku pakitud, riided ära vahetatud ja me oleme jõudnud Rijeka lennujaama, et hakata tagasi lendama. Siit on reaalselt näha tervet seda lennujaama. Nii väike ongi Rijeka lennujaam. Minu kohvrike ja endiselt oma nätsuste pükstega. Kruni peal on mitte.
sinna see ka läheks. Hakkame tagasi lendama, meie lennuk on seal. Nordica. Ja siin on terve lennujaam.